Tere päevast! Te vaatate saadet Luik grillib ja minu tänaseks stuudiokülaliseks on rahandusminister Toomas Tõniste. Tere, Toomas! Tere päevast! Kui eelmise aasta suve hakul see kutse tuli tulla valitsusse rahandusministriks, oli see ka suur üllatus? See oli ikka väga suur üllatus, et olin aktiivsest poliitikast paar aastat eemal olnud, kui nüüd mitte minu vallavolikogu esimehe kohta viim, siis mitte suureks poliitikaks lugeda. Ja selline kutse või ootamatu ettepanek tõesti pani mõtlema. Esimene reaktsioon oli kindel ei. Kuna see on nii suur elu muutus, aga samas, kuna mul oli endal ka rahulolematus nende muutustega, mis oli võib-olla uue koalitsiooni poolt välja käidud just ettevõtja pilgu läbi, et siis hakkas idanema niisugune mõte, et miks siis mitte minna ja kaasa lüüa, kuna mul oli ikkagi 2 parlamendi kogemus, mitmete komisjonide juhtimise kogemus, siis võtsin selle lõpuks vastu. Aga eks see, ma kujutan ette, et kui 2016. aasta sügisel see uus koalitsioon kokku pandi ja üleöö üritati nagu kogu maailm ära parandada või remontida, et seda tagasisidet ilmselt ettevõtjate ringis väga paljud tulid sulle ka ütlema, et kuule, et sa oled ju sealt IRL-ist, et mis te mehed teete? Võib-olla otseselt niimoodi ei tulnud ütlema, aga ma ise tunnetasin, et mitmed erinevad maksumuudatused lõid igat ühte omas sektoris ja tervikuna said kõik nagu pihta, et see on see võib-olla kõige suurem viga, mis sai tehtud, et kui targemad poliitikud, kuna ma nüüd olen siin Euroopas laiemalt käinud ja paljude rahandusministrite ja muude tähtsate isikutega, poliitikutega kõnelenud, siis ütlevad, et ikkagi iga valitsus elab üle võib-olla 1-2 suuremat maksumuudatust, mida on siis vaja kogu nii ette kui taha ka kommunikeerida ja selgitada, aga siin tuli neid liiga palju ja võib-olla kõige suurem probleem tekkiski selles, et millest on nüüd ka hiljem juttu palju olnud ja millest me ei pääse sinna, mis on nagu õudusunenägu minu jaoks see aktsiiside teema, just alkoholiaktsiiside teema, et planeeriti suured tulud, arvestamata neid riske, mida see piirikaubandus endaga toob, mis toob siis põhjapoolne turistide ärakadumine, kulud tehti peale ja nüüd on siis nagu olukord käes, kus seda tulu ei tulnud, aga kulud on ikka meil olemas, et sellest tuleb siin nagu nüüd hakkama saada ja mis mul on nagu hea meel, et tol ajal ikkagi sai mitu sellist murekohta nagu magusamaks, mis oli küll otsustatud, aga veel polnud kehtima hakanud ja ka pakendiaktsiis, et need sai laualt nagu viimasel minutil veel maha võtta. Aga kuidas see õnnestus, et see kõik oli ju koalitsioonis kokku lepitud, et kuidas sul õnnestus veenda, sest minu mäletamist mööda sina olidki vist valitsuses esimene inimene uues koalitsioonis, kes ütles nüüd aktsiiside kohta konkreetselt, et see ei lähe mitte, eks. Ma arvan, et esialgu tuldi ikka rääkima, et olen nüüd ikka, et püüame kuidagi sinna välja venitada, aga... Jah, ta võib-olla kukkus natukene, ma ei oska öelda halvasti või välja minu poolt vaadates, et ma tegelikult tahtsin saada selget ülevaadet, kuidas siis need 1. juuli suurem aktsiisitõus lahjal alkoholil nagu reaalselt pilti ka mõjutab. Ja need numbrid, reaalsed numbrid tegelikult jõudsid kätte alles võib-olla ütleme niimoodi november-detsember, mis näitasid, et me ikkagi liigume totaalselt vales suunas. Sinnamaani võis seda nagu hinnata niimoodi, et analüütikute poole pealt, et nii hull veel ei ole ja tegelikult seal oktoobris isegi laekus 1 miljon rohkem aktsiisi, kui oli planeeritud, mis lõi jälle nagu kaardid segi. Aga siis ma vaatasin, et enam nagu oodata ei saa ja tulin sellise mõttega välja, et see ka nüüd edaspidine aktsiisi laekumine
tundus nagu ebareaalne, et kuigi ma tahan veel siin kord öelda, et minister kindlasti ei saa sekkuda analüütikute sõltumatu töösse, et mul on oma arvamus, aga nende poolt on arvutused, faktid ja nii edasi, et ja neil on oma metoodika, kuidas nad seda arvutavad, et aga mul on siin võib-olla see ettevõtja kogemus, tagumiku tunnetus, mis tol ajal osutus ütleme õigeks. No ettevõtja läheb ka oma finantsjuhiga ikkagi kõiki neid asju konsulteerima enne, kui lõplik otsus saab tehtud, aga kus need Rahandusministeeriumi analüütikud olid 2016. aasta hilissügisel, kui need plaanid paika pandi? Kas oli nõnda, et nad ei prognoosinudki nii drastilist langust või neid lihtsalt ei kuulatud poliitikute poolt? Võib-olla tasub see üle rõhutada, et need jutud, mis täna käivad, et me kaotame miljoneid aktsiisi, sadu miljoneid, et see on selles mõttes vale, et kui me võtame 4 aasta 2014, 15, 16, 17 keskmise laekumise aastas, siis see on, ütleme, 235 miljonit. Et kaotada 100 miljonit, selleks peaks laakumine olema 135 miljonit. Eelmine aasta oli laekumine 236 või 7 miljonit. See aasta tuleb laekumine ka sinna 230 kanti, 230-40 vahel. Ehk me ei saa öelda, et me nüüd oleme kaotanud olukorras, kus iga aasta tarbimine väheneb, alkoholi tarbimine, ehk selle läbi juba aktsiisi laekumine kukub. Läbi aastate on olnud, et soomlasi käib meid järjest vähem. Läbi selle aktsiisi laekumine kukub, et tegelikult aktsiisi laekumine peakski kukkuma iga aasta. See, et ta püsib, on olnud tänu sellisele pidevale aktsiisi tõusmisele. Lihtsalt nüüd juhtus see olukord, kui jõudis kätte see piir, kust enam ületõstmine ei andnud efekti, vaid ajas lihtsalt inimesed otsima alternatiivi, ehk siis üle piiri meie lähima naabri juurde, kus täna on aktsiisid tuntavalt odavamad. Jah, neil on ka pikemaajalisem selline aktsiisipoliitika, kus on mitme aasta peale aktsiisitõusud kokku lepitud ja seadustatud ja neil oli ka selle aasta alguses või märtsi alguses oli aktsiisitõus ja on ka järgmise aasta alguses. Ja samas ka soomlased meil põhja pool ikkagi jätkavad ka aktsiisi tõusu poliitika. Neil on aktsiisitõus ja ka järgmine aasta käivad jutud, et plaanivad aktsiisitõusu. Nad kaotasid lahedel alkoholidel, kui ma olen aru saanud, sellise riikliku monopoli ära, et seda saab nüüd müüa toidupoodides, mis aitas neil seda käivet kasvatada ja see oli siis selline üldisem kokkuleppe tootjate ja teiste tarbijatega ühiskondlik kokkulepe, et nad teevad 2 asja koos, et tõstavad aktsiisi ja samas annavad mingi osa vabaks ja see selles mõttes neil täitsa toimis, et ütlevad, et see ka vähendas sellist tungi siia üle piiri Eesti poole. Mis ei sobi jälle eriti meile, eks ole? Ta ei sobi jah, aga see ju tegelikult pole mingi uudis, on juba meil ju 10-15 aastat räägitud, et ega see alkoturistide osakaal paratamatult väheneb. Nüüd lihtsalt me võime võib-olla tõesti diskuteerida teemal, et kas see alkoholipoliitika, mida on viljeletud aastakümneid Eestis, et meie eeskujuks on Põhjamaad, et kas see on nüüd see kõige õigem poliitika neile kiirelt järgi jõuda olukorras, kus nemad on kogu Euroopast oma aktsiisipoliitikaga ikka hoopis teine liiga, kõrgliiga. Ja siin kas või näiteks Saksamaa on hea näide, kus Saksamaa ettevõtjad ei teagi, mis asi on aktsiisitõus, sest seal tegelikult meil pole seda olnud aastakümneid ja elavad väga hästi, et täna võib-olla lihtsalt nii palju, kui ma vaatasin, siis Eesti eelarves on riigieelarves on alkoholi aktsiisi osakaal üks suurimaid, kui mitte kõige suurem võrreldes teiste riikidega. Et sellepärast meil on ta ka nii oluline teema.
ja ka alati on olnud eelarvesse lisaraha vaja, siis on seal ka olnud koht, kus on hea võtta. Kuigi ametlik retoorika oli muidugi see, et see on kõik ainult rahva tervise hüvanguks, eks. Seda on kogu aeg räägitud ja siiamaani on toiminud, et olen ju olnud ise Riigikogus ka, kui on need arutelud olnud, et siis raha vaja, mujal te ei oska seda kuhugi, igal pool on see rahva pahameel, aga siis on see nii-öelda need aktsiisid, eriti alkoholiaktsiis, kus sa saad rääkida tervisest. Vastuargumente on väga raske tuua. Omal ajal, kui siin 2014 lõpp, kui oli tulnud uus koalitsioon Reformierakonna ja sotside poolt ja me siis nii-öelda Isamaa, endine IRL jäi siis nagu opositsioonipingile, siis tuli jah, see uus niisugune jõulisem aktsiisitõus päevakorda, mis ka ära seadustati, mis oli tegelikult aluseks sellele üldisele piirikaubandusele. See oli küll jah, rohkem kange alkohol, aga ega kange alkohol tegelikult selle nii-öelda osakaal on ka piirikaubanduses suurem, et rahaliselt sealt me kaotame ka kõige rohkem. No ja ütleme, see õlle ostmine nüüd Lätist on küll esimest korda Eesti ajaloos, et kanget alkoholi osteti alati. Ja see oli ka juba 2016 oli nende piiripoodide nii-öelda poolt genereeritud aktsiis, siis on 6-7 poodi, mis on Läti poole peal, oli 8 miljonit. Eelmine aasta siis sai Läti riik sealt juba nendelt 6-7 poelt aktsiisi 25 miljonit. Nüüd öelda, et see on kaotatud raha, ei saa, sest nendes poodides käivad ostmas ka lätlased, seal käivad soomlased, kes kõik kindlasti ei oleks Eestis seda alkoholi ostnud, kui suur on täpselt sealt eestlaste panus aktsiisi, see on niisugune nüüd ennustatav, seda aga mõõdetud ei ole. Ja asja iroonia on veel selles, et enamus nendest poodides kuulub ka eestlastele. Jah, eks nemad saavad sealt mingi oma läbi tulumaks jõuab, kui kunagi dividende makstakse seda ka meie riigi eelarvesse mingi osa tagasi. Aga ma ikkagi korraks tuleks, kuna sa selgelt ei vastanud selle küsimusele, et kuidas käitus Rahandusministeerium, just ametnikud, tippametnikud selles 2016. aasta lõpu olukorras, kus oli nüüd poliitiline tellimus väga suureks aktsiisi tõstmiseks, eks. Nemad, kas nad ei näinud või neid lihtsalt ei kuulatud, eks ole, selle hoiatuse puhul, et kuidas see poliitiline mehhanism, see otsustamismehhanism sellises keerulises olukorras ikkagi toimib? Tol hetkel ei olnud ma rahandusminister, ma tulin 2017 suvelt, sain rahandusministriks, aga see mehhanism käib niimoodi, et tuleb jah, nii-öelda tellimus ja küsitakse, et meil on eelarve, meil on sellised soovid teha erinevaid häid tegusid, kuhu alla käib ka tegelikult see nii-öelda maksuvaba tulureform, kus siis madalapalgalised mille tulemusena saavad rohkem raha kätte ja meie maksukoormus selles osas väheneb. Et nemad siis annavad sellise hinnangu, et kui tõsta aktsiise nii palju, palju siis nende prognooside kohaselt laekub. Ja nad on ka kogu aeg rõhutanud, et kuna see aktsiisitõus on viimastel aastatel olnud väga niisuguse järsu redeliga ja ka see uus lahja alkoholi aktsiisitõus on enneolematult suur, siis see riskivea faktor on seal ka suur ja mida suurem on aktsiisitõus, seda suurem on. Ja eks nad siis võtavad oma kogemuste ja oma metoodika järgi niisuguse nagu tulemi ja nüüd ongi see, et kui suure riskina nad seda piirikaubandust nägid. Ja ega tegelikult see ongi see koht, kus nemad ei osanud tõesti hinnata seda riski nii suureks. Ja teine pool, aga see on see lõunapooleline poolt, aga teiselt poolt ka põhja poolt, et see nii kiirelt ikkagi nende ostuturistide sissevool nagu väheneb ja et need oste tõesti jääb nii drastiliselt palju vähemaks, et need tegurid kokku on see, mis tegelikult tänu millena oli see üleprognoos.
Ja. Noh, kuigi loodame, et soomlased ikkagi Eestist sõidavad läbi, on ju, et ja tulevad ikkagi Eesti laevafirmaga Tallink üle lahe, et ega neil väga palju teisi variante seal ei ole. Reisijate arv Eesti-Soome liinil on ju kasvanud. Just. See võib-olla ka natuke hägustas seda nii-öelda neid analüüside tegemist, et ühtepidi näitas nagu see tõusutrendi, ainult seal see turistide osakaal langes, aga seda niimoodi eraldi mõõdetud ei olnud ja pole ju tegelikult siin Eestis kunagi tehtud sellist laiemat mõjuanalüüsi majandusele tervikuna. On ainult väga kitsalt vaadatud aktsiiside laekumist. Jah, no teine suur aktsiis, mis ikkagi lõppkokkuvõttes praegu laekumis sellist tagasilööki ei ole andnud, on siis kütuseaktsiis, kus meil on ka Lätiga märgatav vahe. Kuidas seal see seis tänasel päeval on? Seal on seis selline, et suures plaanis võib öelda, et kütuseaktsiisi laekumine on hea. Et tänane koalitsioon, kui meelde tuletada, siis jättis ära varem eelmise koalitsiooni poolt seadustatud diislikütuse aktsiisitõusu, tänu millele eelarves tuli arvestada kuskil 30 miljoni miinusega. Ja et kui nüüd neid nagu vaadata täpsemalt, siis diislikütus aktsiis laekub kenasti, laekub tervikuna aktsiisi rohkem kütusele kui eelmine aasta. Üle-eelmine aasta, et on iga aasta nagu tõusutrendis. Jah, täna natuke bensiiniaktsiisi laekub vähem, kui on prognoositud. Aga seal on ka nagu omad niisugused kindlamad põhjused, et hästi palju niisuguseid uusi kasutatud autosid, mis ostetakse, need on diisliautod ja ka tegelikult autod muutuvad järjest ökonoomsemaks, nii et ja ühel päeval sõidavad üldse elektriga, et meil ei olegi enam aktsiisi sealt koguda. Tervikuna ju meil maksud laekuvad hästi, Eesti majandusel läheb praegu super hästi. Jah, et kui vaadata suurt pilti, siis tõesti Eestil läheb hästi, Eesti majandusel läheb hästi, Eesti inimeste palgad tõusevad, ka erinevad majandusprognoosid näitavad, et selline mõõdukas tõus jätkub paar aastat vähemalt. Eesti inimesed ei ole läinud kaasa selle ostuhullusega, ikkagi nii-öelda nad käituvad väga konservatiivselt, nendel pigem nii-öelda pangakontole koguneb rohkem, kui nad kulutavad. Nii et vaadates seda käitumismudelit, siis mingist buumist ja mingist siseriiklikust suuremast riskist nagu rääkida siin ei saa. No kuigi mõni sektor, ütleme, ehitus on võib-olla selline valdkond, kus on see ikkagi buumi väga meenutav. Jah, kõik need kraanad hakkavad ju silma kõigile inimestele. Jah, aga ehituses tuleb arvestada seda, et kui siin 4-5 aastat ehitussektor seisis tammus paigal, pigem isegi oli languses, siis see, et üks hetk nüüd seal tuleb paariaastane selline tõus, see ei ole selles mõttes midagi niisugust ebanormaalset ja ka seal tegelikult see kasv pidurdub. Aga kas sellises olukorras riik peaks panustama näiteks avalikku raha näiteks selliste asjade peale nagu nende üürimajade ehitamise programm? Mina arvan, et see on ikkagi valdkond, mis võiks jääda nii-öelda erasektori pärusmaaks. Jah, tõesti, on mõnes kohas vaesemates valdades, aga see ei pruugi ka nii alati vaesemad olla, et kus tänaste ehitushindade juures ei ole mõttekas ehitada uut elamispinda ja sul ei ole lihtsalt neid ostjaid sellise raha eest
aga samas on vajadus nende järgi. Ja seal siis ütleme, tänane koalitsioon on üritanud snitti võtta siis Saksamaast, kus tegelikult riik väga jõuliselt panustab siin omalt poolt. Aga mina isiklikult ikkagi siin riigi poolt ei sekkuks. No see minister, kes seda kõige jõulisemalt ajas, täna enam minister ei ole isegi koalitsiooni liige, aga saab näha, mis sellest poliitikast saab. Jälle üks koht, kus rahandusminister Toomas Tõniste hakkas selgelt silma oli, et sina olid ka selles koalitsioonis vist esimene, kes ütles, et me peaksime tegelikult praegusel heal ajal reserve koguma. Kui alguses tundus, et on nagu mõnusam rohkem juurde kulutada. Mina pean tunnistama, minu jaoks suurem üllatus oli kevadel, kui mindi, kas see oli kuskil Lahemaal või kus see riigieelarve strateegia arutelu oli. Et ootamatult ladusalt sai koalitsioon seal kokkuleppele olid kõik järsku nõus sellega, et tulekski hakata reserve koguma. No võib-olla kui vaadata laiemat pilti, et siis kui koalitsioonilepe sai tehtud, siis tegelikult ei olnud veel sellist majandustõusu kätte jõudnud. Ja mina olen nagu kindlalt seda meelt, et olukorras, kus majandus kasvab, ei ole mõistlik teha defitsiidis eelarvet. Ja sellepärast oli ka minu üks esimesi ettepanekuid, et kui algselt oli kokku lepitud, et eelarve on struktuurses defitsiidis 0,5%, siis vähendada seda poole võrra ja 2018. aasta eelarve nii-öelda defitsiiti sai vähendatud. Täna võib öelda, et tuleb isegi tagantjärgi vaadata laekumisi, saame võib-olla tasakaalu. 18 aasta, selle aasta, et tol ajal võib-olla saime küll kõvasti peksa selle eest, et üldse tasakaalus ei ole, aga kui me vaatame tol hetkel neid nii-öelda suuremaid lubadusi, mis siis oli just see madalapalgaliste maksureform, kus nad siis nii-öelda ei pea nii palju maksu maksma riigile, et pärast siis läbi toetust jälle neid tagasi saata. See hinnanguliselt läks maksma kuskil 150 miljonit aastas, siis see on tegelikult see koht, tänu millele meil ka see nii-öelda defitsiidis eelarve tuli. Teisalt muidugi, ega see arvata võib, see 150 miljonit tuuakse kohe poodi tagasi praktiliselt. Ei, vaadates konservatiivset käitumist, siis ei saa öelda et ja kohe ja ega siin ka inimesed käituvad oma nii-öelda selle raha kasutamise konservatiivselt, et eks paljud jätavad selle nii-öelda järgmise aasta tuludeklaratsiooni täitmisel nii-öelda siis reservi, et siis saab korraga kätte suurema summa. Aga sealt edasi oli see, et kus vaadates juba 2019 edasi oli minu kindel soov ja ettepanek, et me teeksime tasakaalus eelarve ja mul on tõesti hea meel, et tänane, kui me ikkagi vaatame võrdlemisi vasakpoolne koalitsioon tuli sellega kaasa ja ühiste pingutustega ja siin ka tänud peaministrile, kes siin väga jõuliselt toeks oli, me selle riigi eelarvestrateegia niimoodi koostasime, et 4 aastal on eelarve struktuurselt tasakaalus ja nominaalselt ülejäägis. Aga see on üllatav, et Isamaa täna reaalselt, Isamaa käes on muidugi rahandusportfell, rahandusministri portfell, aga Isamaa on ikkagi oma toetuselt täna koalitsioonipartneritest kõige väiksema toetusega erakond, seda tuleb tunnistada. Ja ometi suudab Isamaa seda valitsust vangerdada täpselt sinna, nagu kevadel selle riigieelarve eelnõuga oli, et ega Keskerakond hea meelega oleks kulutanud ju seda raha veel siin ja seal. Ma nüüd, eks neid kulutamisi soove ole kõigil siin läbi aegade olnud, et aga kuskil on need raamid, mille sees tuleb mängida ja olgem ausad, mis mulle täna selle koalitsiooni juures meeldib, on see, et me arutame, me vaidleme, aga me tahame jõuda ikkagi mõistlike ja õigete otsusteni. Ja ma arvan, et antud olukorras, kus majandus kasvab, on mõttekas mitte seda ka nii-öelda riigi poolt siis nii-öelda üle kuumendada. Et kui oli Reformierakonna valitsused, juhitud valitsused, siis seal söödi kõigepealt väiksema Peetrikese kaust tühjaks ja siis igaüks vaatas oma, et
suures plaanis võib öelda küll nii. Seal käis see nõnda, aga praegu ikkagi Jüri Ratas on väga hea meeskonnamängijana suutnud alati seda konsensust leida. Jah, täitsa nõus. Siin on, kui rääkida sellest reservide kogumisest, on üks niisugune täitsa arvestatav seltskond inimesi ka ettevõtjate hulgas ütlevad, et teate, et see on selline krooniaegne mõtlemine. Et me oleme nüüd Euroopa Liidus, me oleme ühtses rahasüsteemis, ühtses majanduskeskkonnas, et praegu peaks kui rahatrükid Euroopas töötavad täistuuridele, siis me peaksime samamoodi tegutsema. Jah, ei, ma nagu võtaks selle asja niimoodi kokku, et meil on ju kahte sorti reservid, suures plaanis, et jätame selle omandireformi reservi kõrvale. Et üks on stabiliseerimisreserv, mis on halbadeks aegadeks, mis on mõeldud selleks, et kui tõesti tuleb suur kriis, et mida siis kasutada. Ja see aastast aastasse kasvab. Selle suurus on täna 412 miljonit ja selles mõttes see on nüüd see, mis on meil halbadeks aegadeks ja siis, kui oli meil see hästi suur kriis, 2008-2009-2010 majanduskriis, siis tegelikult sealt kasutati kuskil 250 miljonit, aga see põhi kokkuhoid või ütleme siis nagu raha tuleb selle kriisi üleelamiseks, on kokkuhoid. Valitsus, Eesti rahvas saab aru, täna ei lähe nii hästi, täna ei ole midagi kulutada ja kõik tõmbavad püksirihma koomale. Et see reserv on meil täna olemas ja vaadates täna sellist nii-öelda riigi ja finantssektori ja eratarbijate konservatiivset käitumist, siis siin on ka täna riskid tunduvalt väiksemad, kui olid tol korral. Ja teine on likviidsusreserv. Ja siin on tänane valitsus võtnud nagu seisukoha, et me pigem maksame ülejäägiga ja reservide arvelt varem võetud laene tagasi. Tänu sellele meie laenukoormus, mis on täna Euroopa Liidu nende riikide seas kõige väiksem. Kas me oleme lõpuks ka Luksemburgis? Täna on ta 9% SKP-st, siis ta selle 4 aasta jooksul, kui me riigi eelarvestrateegia kevadel kinnitasime, väheneb 2022. aastaks ligi 5%-le. Et pigem maksame laene tagasi, kui kogume reserve, mis täna negatiivsete intresside ajastul on tegelikult konkreetne kulu riigile. Et me kogume reserve, paneme seisma ja selle eest maksame. Nii ta on, jah. Aga kui nüüd meenutada seda kriisi, mis meil oli, siis väga paljud inimesed tajusid seda oma nahal moel, et ega riik tegelikult väga ei sekkunud. Eesti rahvas kannatas selle kriisi lihtsalt ära. Aga riigi poolt ei tulnud väga arvestatavat rahalist süsti, et oleks hakatud nüüd, ma ei tea, avaliku raha eest näiteks infrastruktuuri ehitusobjekte jõulisemalt ehitama või et kuidagi seda tööpuudust, eriti hüppeline oli tööpuudus ju samas ehitussektoris, mis enne seda oli just väga kõvasti buumis olnud, eks. Et me kannatsime selle ära, aga niimoodi tõenäoliselt nii kannatlikke rahvaid Täna lakume neid haavasid, et olgem ausad, et kui ma vaatan nagu tagasi ja mitte üldse selles mõttes, et kellegi peale näpuga näidata, olime ise ka koalitsioonis, olin Riigikogus, ainult ma ei olnud rahandusminister tookord. Et siis ühelt poolt on isegi kohati on lihtne teha üks ranget eelarvepoliitikat, ütled nii, nüüd hoiame siin tasakaalu või ülejääki, aga teiselt poolt on teha õigeid otsuseid, mis meile pikemas perspektiivis on kasulikumad ja võib-olla kordades kasulikum. Ja see on nüüd seesama teema, et mida ma täna olen isegi valmis diskuteerima, et majanduslanguse ajal teha suuremaid investeeringuid, teha need suured ühiskondliku kokkuleppe tulemuse kokkulepitud investeeringud ära. Ideaalis võiks ollagi need, näiteks taristu on siis Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva suunal, et kaua me siin ootame, et 20-30 aasta perspektiivis ehk jõuame kunagi nad nii-öelda 3-4-realiseks välja ehitatud. Et siin võiks kindlasti kiiremat tempot hoida, aga ma arvan, et seda ei ole mõistlik teha
majanduskasvu ajal nagu täna, et me suunaksime sinna lihtsalt rohkem raha, hinnad kasvaksid, aga saaksime sama hulga kilomeetreid. Et pigem just siis, kui hinnad on languses, kui sellel sektoril ei ole tööd ja ma arvan, kui seda oleks teinud tol ajal peale kriisi, siis oleks ta meile tükk maad odavam, kui neid nüüd niimoodi tasapisi ehitada ja kindlasti oleks ka paljud pered koos, sest täna on teadaolevalt ju väga palju Eesti noormehi Soomes ehitusturul, et kindlasti mingi osa nendest oleks siis siia jäänud, et siin on nagu jah, mõtlemisainet küll. Aeg lendab väga kiiresti, ongi meil praktiliselt saade otsas. Ma lõpetuseks küsiks seda, et noh, nüüd on rohkem kui aasta selles ametis praegu oldud nii-öelda tipp-poliitikast tagasi, et kas oled kahetsenud ka, et astusid selle sammu või tundub, et võiks täitsa edasi niimoodi purjetada? Ei ole kahetsenud, et ma olen selle koha pealt õnnelik, et see on tõesti hästi huvitav amet. Sellist võimalust olla rahandusminister, anda siia oma panus, oma kogemus ei avane paljudel ja ma tõesti tunnetan, et rohkem peaks olema nii parlamendis kui ka võib-olla valitsuses ettevõtluskogemusega inimesi, kes näevad asju teistmoodi. Alati ei saa öelda, et see on see kõige õigem suund, aga nad näevad teistmoodi ja kohati tuleb kasuks, kui asjadele lähenetakse eri nurkadelt. Ja natukene jääb aega ilmselt purjetamiseks ka, ma loodan. Aga... Puhkuse aeg jah, et kui varem oli reegel niimoodi, et võistlemas käisin tavaajast ja siis perepuhkused olid nii-öelda või tavapuhkused olid perega, siis nüüd on see, et kuna ametis on mul teatud hulk puhkepäevi, siis perepuhkusteks jääb nagu vähem aega, kui ma sellega harjunud olen, aga nii ta on. Kena, aga aitäh tulemast ja te vaatasite saadet Luik Kriilib. Kohtume jälle nädala pärast. Aitäh!